Oleme jõudnud antud hetkel viimase osani sellest seeriast. Venemast ma räägin ka hiljem, aga konkreetne seeria on jõudnud lõpuni. Ja viimases videos siis me küsime, et miks Putini süsteem siiamaani püsib. Et selle seeria jooksul oleme rääkinud Venemaa okupatsioonist, lojaalsusest, 1990-ndatest, imperialismist ja puhverriikidest. Aga lõpuks jääb alles kõige ebamugavam küsimus. Huvitavam küsimus. Kui Vene süsteem on nii korrumpeerunud, kui kompetents võib jääda lojaalsusele alla, kui sõda on toonud tohutuid kulusi ja surmi, kui inimesed ise teavad, et ametnikud valetavad ja varastavad, siis miks süsteem ikkagi püsib? Miks ei teki lihtsalt hetke, kus kõik ütlevad, et aitab? Üks lihtne vastus oleks propaganda. Inimesed vaatavad televisiooni, usavad Putinit ja toetavad süsteemi. Teine lihtne vastus oleks hirm. Kõik vihkavad süsteemi, aga kardavad vanglat. Mõlemas on omajagu tõtt, aga kumbki ei seleta Venemaad täielikult. Putini süsteemi tugevus seisneb pigem selles, et ta ei vaja kõigilt ühesugust usku. Ta vajab, et piisavalt vähesed inimesed oleksid valmis talle aktiivselt vastu astuma. Ja need on kaks väga erinevat asja. Autoritaarse süsteemi puhul kipume küsima, kas kõik inimesed päriselt usuvad propagandat. Aga võib-olla on parem küsimus. Kas nad peavad seda üldse uskuma? Kujutame ette inimest, kes ei usu täielikult riigitelevisiooni. Ta arvab, et ametnikud varastavad, ta teab, et valimistel pole päris konkurentsi. Ta võib isegi arvata, et sõda oli viga. Aga tal on töö, tal on korter, pere, laen, lapsed. Võib-olla on tal vanad vanemad. Ja nüüd peab ta otsustama, kas muuta oma poliitiline arvamus avalikuks tegevuseks, mida ta sellega võidab. Ja omamoodi on küsimus, mida ta võib kaotada. Kui vastus on, et ma ei muuda nagunii midagi, aga võin kaotada töö ja sattuda politsei huviorbiiti, siis on poliitiline passiivsus täiesti ratsionaalne. Süsteem ei vaja, et inimene karjuks tänaval elagu Putin, piisab sellest, kui ta otsustab, et mina poliitikaga ei tegele. Ja just see võib olla autoritaarse süsteemi üks kõige tugevamaid saavutusi. Mitte poliitiline mobilisatsioon, vaid poliitika muutmine millekski, millest normaalne inimene tahab võimalikult kaugel hoida. Riik, mida ei usaldata, aga ilma milleta ei osata nagu elada. Et Venemaa kodaniku ja riigi suhte kohta kasutab väga head sihukest võrdlust. Selline lapsevanem. Et ma ei usalda sind, ma kardan sind, ma vihastan sinu peale, aga samal ajal ei suuda ma ette kujutada elu ilma sinuta. See kõlab vastuoluliselt, aga tegelikult ei ole. Venemaal on väga pikk kogemus tugeva keskriigiga. Saar, kommunistlik partei, president. Riik võib olla korrumpeerunud ja ebaõiglane, aga samal ajal esitatakse teda jõuna, mis hoiab ära midagi veel hullemat. Kaost, kodust konflikti, riigi lagunemist, välismaailmasi, 1990-ndate tagasitulekut, see oli kohutav aeg Venemaast. Ja siin muutuvad 90-ndad jälle oluliseks. Et Putini süsteemi üks tugevamaid poliitilisi argumente ei ole, et me oleme täiuslikult, vaid pigem on see, et kas te tõesti tahate tagasi seda, mis oli enne meid. Kui alternatiiv tugevale riigile ei ole inimeste peas hästi toimiv demokraatia, vaid Jeltsin, inflatsioon, oligarhid ja kuritegevus, muutub valik väga teistsuguseks. Siin ei võrdle inimene Putinit Soome või Rootsiga, ta võrdleb teda oma mälestustega 90-ndatest. Ja selles võrdluses on Kremlil palju lihtsam võita. Kui te tahate teada, kuidas elu oli 90-ndatel Venemaal, praegu viimasel ajal on tegelikult väga palju selliseid häid Vene seriaale välja tulnud, mis täpselt räägivad sellest.
sisuliselt väga paljud olid kas bandiidid, alkohoolikud või ka prostitutsioon oli lakkav. Mitte sellepärast, et tüdrukud kõik tahtsid olla prostituudid, vaid sellepärast, et neid sunniti või neil ei olnud muud varianti. Üks hea näide elust 90. aeg oli see, kus keskkooli tulevad niisugused naisterahvad, kes teevad küsitlust, et tüdrukutelt, et kes tahab tulla modelliks. Ja siis nad valivad niisuguseid ilusaid tüdrukuid, vabatahtlik muidugi. Ja need vabatahtlikud tüdrukud lähevad siis kuskile Moskvasse, kus nad seal teevad selle oma, ma ei tea, kuidas seda jalutuskäiku nimetatakse, kus nad näitavad ennast esimest korda. Ja žüriis istuvad pätid, niisugused onukesed võimalustega ja valivad endale armukesi. See oli 90. reaal. Lihtsalt pättide, nii-öelda käsilased, tulevad koolidesse, riigigümnaasiumitesse ja valivad endale tulevasi eskorte. Need olid karmid ajad vennastele. Ja see on üks näide. Neid näiteid on väga palju ja väga erinevad. Ja just sellega hirmutatakse nii-öelda tavalisi inimesi. Muidugi, need hirmud nii-öelda töötavad ainult nendele inimestele, kes elasid sel ajal. Natukese aja pärast, ütleb näiteks 10 aasta pärast, need hirmud, põhimõtteliselt neid hirme enam ei saa kasutada sama efektiivselt. Sellepärast enam ei ole inimesi, kes mäletaksid 90. aastaid. Ja siis nad peavad mõtlema mingi uue teema välja. Aga lähme edasi. Et milline oli siis nagu Putini nagu ühiskondlik kokkulepe? Putini esimeste aastakümnete nii-öelda vaikiv kokkulepe võib väga lihtsustatud kokku võtta umbes niimoodi, et riik tegeleb poliitikaga, sina tegeled oma eluga. Ära sea võimu päriselt kahtluse alla, ära ehita sõltumatut poliitilist organisatsiooni, ära proovi Kremlit võimult nagu võtta. Ja vastutasuks saad sa suhteliselt suure ala, kus elada oma eraelu. Sa võid teha äri, teenida raha, reisida, osta korterid, iluda köögis valitsust, vaadata internetist väga erinevat sisu ja nii edasi. See ei olnud Nõukogude Liidu totaalne mudel, kus riik püüdis vähemalt teoorias ideoloogiliselt kontrollida peaaegu kõike. Putini süsteem oli pikalt üpris palju paindlikum. Ja see paindlikkus oli tugevus. Sa ei pidanud süsteemi armastama, sa pidid lihtsalt tema piire mõistma. Aga sisuliselt poliitika eemaldati poliitikast. Sama protsess toimus nagu eliidi seas. Et Carnegie 26. aasta analüüs kirjeldab Putini süsteemi arengut kui eliidi järk-järgulist depolitiliseerimist. Ministrid, kubernörid, riigiettevõtte juhid ja tehnokraadid võivad omada tohutut vastutust, aga järjest vähem iseseisvat poliitilist võimu. Nende ülesanne ei ole otsustada, millises suunas riik peaks liikuma või mis suunad peaks võtma. Nende ülesanne on ellu viia otsuseid, mis on kuskil mujal juba tehtud. Ja lojaalsus muutub olulisemaks kui iseseisev poliitiline arvamus. Ja see aitab selle 2022. aastat suurt küsimust. Miks Venemaa ärimehed, ministrid ja tehnokraadid sõja vastu ühiselt välja ei astu? Paljudel oli läänes vara. Lapsed õppisid läänes. Nad olid aastakümneid kasu saanud globaliseerumisest. Sõda ohustas otseselt nende majanduslikke huve. Loogiliselt võiks arvata, et nad moodustavad koalitsiooni ja ütlevad Putinile, et see tuleb lõpetada. Aga seda ei juhtunud. Miks? Sest nad olid küll rikkad ja mõjukad, aga aastate jooksul oli suurem osa nende sõltumatust poliitilisest võimest eemaldatud. Carnegie hiljutine uurimus kirjeldabki Venemaa eliiti kui gruppi, kellel säilisid võimuvälised tunnused, kuid kelle iseseisev poliitiline tegutsemisvõime oli suuresti kadunud.
Nad ei olnud enam süsteemi kaasamanikud, nad olid süsteemi juhid ja teenindajad. Ja see on väga suur erinevus. Kõik ootavad, et keegi teine alustaks. Siin tekib klassikaline kollektiivse tegevuse probleem. Oletame, et väga paljud eliidiliikmed arvavad privaatselt, et sõda on katastroof, aga igaüks neist küsib, et kes veel minuga nagu kaasa tuleb protesti. Kui mina olen esimene ja teised ei tule, olen mina rehtor. Kaotan ametikoha, vara, vabaduse, halvemal juhul midagi veel. Kui kõik tuleks korraga, võiks olukord olla teistsugune. Aga keegi ei tea, kas kõik tulevad. Seega ootab kõik. Ja kuna kõik ootavad, ei liiguta keegi ennast esimesena. Sama loogika töötab ühiskonnas. Võib-olla ei ole minu naabrid rahul, aga ma ei tea sellest. Nad ei räägi. Mina ka ei räägi sellest. Nii võib ühiskond välja näha palju lojaalsem, kui tema sisemised arvamused tegelikult on. Samas peab olema ettevaatlik. Sellest ei tohi teha vastupidist müüti, et tegelikult on kõik venelased sõja vastu, nad lihtsalt kardavad. Me ei tea seda. Ja olemasolevad küsitlused seda ei näita. Venemaa avalik arvamus on vastuolulisem. Levada Centri, Levada keskuse 2026. aasta jaanuaris küsitluses ütles 76% vastanutest, et nad toetavad Vene relvajõudude tegevust Ukrainas. Samas ütles 61%, et praegu tuleks liikuda rahu läbirääkimiste poole. Detsembris 2025. aastal pooldas läbirääkimisi 66 vastanutest. See võib esmapilgul tunduda absurdne. Kuidas saab toetada sõjaväge ja samal ajal tahta sõja lõpetamist? Aga inimeste arvamused ei pea moodustama poliitikateaduse ideaalset tabelit või varianti või tegevus. Inimene võib mõelda, et ma ei oleks pidanud seda alustama, me ei oleks pidanud seda alustama, aga nüüd peame oma sõdureid toetama. Või, et Putin teab rohkem kui mina, aga võiks nagu juba rahuga hakata tegelema. Või siis näiteks teine variant, et ma tahan rahu, aga mitte tingimustel, et ma peaksin midagi kaotama. Või lihtsalt ma annan küsitlejatele vastuse, mis tundub turvaline. Küsitlus ei võimalda neid motivatsioone täielikult lahutada. Seetõttu on liiga lihtne kasutada ühist numbrit ja öelda, et 76% venelastest tahab sõda. Samamoodi oleks vale võtta läbirääkimiste toetuse number ja öelda, et enamik venelasi on Putini vastu. Sest tegelikult pilt on palju segasem. Ja autoritaarsele süsteemile sobib see kasus väga hästi. Repressioon ei pea tabama kõiki. Siin jõuame hirmu juurde. Venemaa ei pea vangistama miljoneid inimesi, et repressioon töötaks. Ta peab looma piisavalt usutava võimaluse, et sinu tegevusele võivad olla väga ebameeldivad tagajärjed. Pärast 22 aastat Venemaa tungis Ukrainasse laiendas Venemaa järsult sõjavastase väljenduse kriminaliseerimist. Ühe agentuuri andmetel oli 25. aasta juulis teada enam kui 1180 inimest, kelle suhtes oli alates sõja algusest, invasiooni algusest, algatatud sõjavastase seisukohtadega seotud kriminaalasju. Lisaks tuhandetele on algatatud haldusmenetlused. 25. aasta ülevaates märgib organisatsioon, et protestidel vahistamiste arv küll langes, kuid poliitiliste süüdi mõistvate otsuste arv oli jätkuvalt palju kõrgem kui enne sõda ning keskmised vanglakaristused olid muutunud pikemaks. See on oluline. Vähem protestijaid ei tähenda automaatselt, et repressioon on vähem vaja. See tähendab, et repressioonid juba töötavad. Kui inimesed usuvad, et protestimine ei saavuta midagi ja võib elu ära rikkuda, pole vaja iga kord 10 000 inimesi arreteerida. Inimesed teevad osa tööst ise. Enesetsensuur on väga odav
süsteemile. aga süsteem pakub ka päris hüvesid. et oleks nagu viga seletada kõike ainult hirmuga. Putini süsteemil on ka reaalsed võtted. On inimesi, kes päriselt jagavad tema maailmapilti, on inimesi, kelle majanduslik seis on süsteemi all paranenud. On sõjaväelisi, julgeolekutöötajaid, ametnikke ja riigiettevõtete töötajaid ka, kelle karjäär sõltub otseselt riigist. On inimesi, kelle jaoks suurriigi staatus on sõjaline jõud. Ja nad on olulised. Muidugi on terve hulk inimesi, kelle praegune süsteem lihtsalt sobib paremini kui võimalik alternatiiv. 25. aasta Nevada küsitluses küsis Putini ametitegevuse heakskiit väga kõrgel, üle 80%. Selliseid numbreid tuleb autoritaarses keskkonnas tõlgendada ettevaatlikult, kuid need ei saa ka lihtsalt olematuks kuulutada. Putin ei püsi võimul ainult politseiniku kumminuia tõttu. Süsteemil on toetust, aga toetuse kõrval on ka nii-öelda konformism. See sobib neile, see on mugav neile. Selle mugavuse kõrval on apaatia kõrval on hirm ja need kõik töötavad koos. Üks kõige tähtsamaid põhjuseid on ka see, et puudub alternatiiv. Autoritaarse süsteemi üks kõige tugevam relvi ei ole isegi propaganda. See on veendumus, et midagi muud nagunii ei tule või see, mis tuleb, on halvem. Kui opositsioon on vangis, eksiilis, surnud või poliitiliselt marginaliseeritud, kui sõltumatu meedia on blokeeritud ja või välismaale surutud, kui valimised ei paku realistlikku võimuvahetust, siis kaob inimestel võimalus kujutada ette konkreetset alternatiivi. Freedom House kirjeldas 26. aasta Venemaa süsteemina, kus tõeline poliitiline konkurents on alles surutud. Sõltumatud meediat piiratakse ning võim on tugevamal presidendi ümber koondunud. See loob psühholoogiliselt väga tugeva efekti. Võib olla lihtne öelda, et Putin on halb, palju raskem on küsimus, aga mis siis järgmisel päeval, kui Putin ära läheb? Ja just siin tuleb tagasi hirm 90-ndates. Kui muutus tähendab teadmatu süüpamist, võib isegi halb stabiilsus tunduda turvalisemal või võimalik kaos. Isiklikult arvame, et muutus saab alles tulla ainult, ma ei tea, 50 aasta pärast siis, kui populatsioon on muutunud, siis kui enamik inimesi on uuest ajast. Ehk siis need, kes ei mäleta 90-ndat. Jah, nad on kogu aeg elanud Putinile, aga samas nad saavad internetist võrrelda, et kõik teised elavad ka sama normaalselt hästi ja peale võimuvahetus pole mingi hullu juhtunud. Ehk siis isiklikult arvan, et niisugune võimuvahetus võib tulla alles siis, kui enamus venelastest on inimesed, kes on elanud alates 2000. aastast Venemaal, kes on sündinud. Kes on teadlikus elus olnud 2000. aastast, siis nad 90 võisid olla väga väiksed lapsed, nad ei tea, nad ei mäleta ja et see ei ole enam nende hirm. Ehk siis varsti, aga mitte praegu. Aga jah, seetõttu ei tähenda rahulolematust revolutsiooni. See on võib-olla kõige olulisem asi, mida Putini süsteemi kohta mõista. Inimesed võivad olla samaaegselt rahulolematud ametnikega, väsinud sõjast, skeptilised propaganda suhtes, mures majanduse pärast ja ikkagi mitte olla valmis süsteemi kukutama. Sest revolutsioon ei sünni lihtsalt sellest, et inimesed on vihased. Neil peab tekkima tunne, et muutus on võimalik. Teised inimesed tulevad kaasa ja on olemas alternatiiv. Risk tasub ennast ära. Ja praeguse süsteemi säilitamine on ohtlikum kui teema muutmine. Putini süsteemi ülesanne on teha kõik need 5 tunnet võimalikult nõrgaks. Aga see ei tähenda, et süsteem oleks vigane. Autoritaarsed süsteemid võivad väljast tunduda erakordselt tugevad kuni hetkeni, mida nad enam ei ole. Sest sama depolitiseerimine, mis aitab Putinil kontrolli säilitada, võib tekitada ka pikaajalisi nõrkused. Kui kõik ootavad juhiseid ülevalt
kui keegi ei taha võtta poliitilist vastutust, kui halbade uudiste edastamine on ohtlik, kui liit oskab väga hästi kuuletuda, aga väga halvasti ise otsustada, siis võib süsteem olla stabiilne seni, kuni tipus olev inimene suudab seda juhtida. Aga küsimus muutub palju keerulisemaks siis, kui enda keskust nõrgeneb. Carnegie 26. aasta analüüs rõhutab, et Putini ajal loodud lojaalsuses ja depolitiseerimises institutsionaalne keskkond võib jääda Venemaad mõjutama ka pärast Putini lahkumist. Probleem ei pruugi olla seega ainult, et kes tuleb pärast Putinit, vaid milline süsteem jääb talle päranduseks. Võtame siis nagu kogu seire kokku. Sellega jõuame siis tagasi sinna, kus alustasime. Venemaad ei saa seletada ühe sõnaga, mitte korruptsiooniga, mitte Putiniga, mitte imperialismiga, mitte NATOga, mitte Vene rahvusliku iseloomuga. Need seletused võtavad ühe osa süsteemist ja esitavad seda tervikuna. Tegelikult töötavad erinevad mehhanismid üksteisega koos. Korruptsioon aitab jagada privileege ja lojaalsust, patronaaž muudab eliidid sõltuvaks, lojaalsuse eelistamine piirab sõltumatuid võimekeskusi, 90ndate kogemus muudab tugeva riigi lubadus atraktiivseks, imperiaalne ajalugu annab selle riigile missiooni, geograafiline ebakindlus annab kontrolli poliitikale strateegilise põhjenduse, propaganda loob selle loo, repressioon määrab nii-öelda piirid, mis tavainimesel lubab. Ja poliitiline apaatia tähendab, et süsteemi ei pea kõiki inimesi kogu aeg sundima. Suurem osa neist peab lihtsalt otsustama, et targem on oma eluga edasi minna. See ongi võib-olla Putini süsteemi kõige tugevam omadus. Ta ei nõua kõigelt armastust, ta nõuab piisavalt paljudelt lojaalsust. Ülejäänutelt piisab sageli vaikimisest. Ja võib-olla ongi see kogu Venemaa seire kõige olulisem järeldus. Autoritaarsed süsteemid ei püsi ainult sellepärast, et inimesed üleval on tugevad. Nad püsivad ka sellepärast, et iga inimene süsteemi sees teeb enda seisukohalt väikese ja sageli täiesti ratsionaalse otsuse. Ametnik ei räägi halbu uudiseid, pärimisi läheb poliitikasse, minister teeb käsku, kodanik ei lähe protestile. Naaber ei räägi, mida ta päriselt mõtleb. Kõik need otsused eraldi võivad tunduda väiksed, aga kogu moodustavad nad süsteemi. Ja sellepärast ongi selliseid süsteeme nii raske muuta. Sest lõpuks ei ole küsimus ainult selles, kuidas üks inimene tipus võimul teemaldada. Küsimus selles, kuidas muuta miljonite inimeste jaoks neid stiimuleid, mille tõttu vana süsteemi reeglite järgi käitumine tundub jätkuvalt kõige turvalisem valik. Jätkame enda lapsed ja väärite seda valitsust, mis teil on.